Meie järgmine esineja, tema haridustee on viinud teda Eestist Ameerika Ühendriikidesse, aga töö on viinud ka Mehhikosse, Kasahstani, Iisraeli, Venemaale ja ka mujale. Palume lavale meie välisminister Marina Kaljurand. Aitäh! Mul on väga hea meel olla siin. Sellepärast, et ilmselt absoluutselt ei sobi siia. Sellepärast, et ilmselt olete päev läbi rääkinud väga tõsistel meditsiinilistel teemadel. Ja nüüd tuleb inimene, kes on diplomaat, kes on välisminister, kes on jurist ja ei saa mitte millestki aru, millest te rääkisite, kuigi ka professor Kiiveti ettekande ajal ma peaks ütlema, et ma leidsin väga palju sarnast diplomaatide ja arstide vahel. Me mõlemad murrame stereotüüpe, me mõlemad võitleme valeinfoga, me mõlemad püüame vahel valget mustaks ja musta valgeks rääkida, nii et tegelikult meil on väga palju sarnast. Ja kui te nimetasite Obamat, ma just mõtlesin, no mis nüüd? Sest mina olen viimasel ajal Obamat kuulnud ainult julgeoleku kontekstis, et ta lubas suurendada relvastust siin, et ta lubas rahalist toetust Balti riikidele. Aga tegelikult, kui te mäletate, see oli mõned aastad tagasi, kui Obamacare püüdis leida seda netirakendust. Kui nad avasid lehekülje, mis oli järjepidevalt nädal aega maas ja ei tõusnudki üles. Ja juba siis ma kuulsin, kuidas räägiti Eesti, miks te Eestiga ei rääkinud, miks Eestiga ei ole suheldud. Nii et tegelikult Ameerika Ühendriikides olles, ka rääkides arstidest, arstiteaduskonnast, e-tervisest, ma kuulsin väga palju Eesti kohta. Ja no mis seal salata, eks pidin ka ise mõned laused pähe õppima ja veenvalt esitama, sest no keegi ei eeldagi suursaadikult, et suursaadik läheb detailidesse, aga no mõned esimesed 3-4 märksõna, esimesed 3-4 lauset peab iga suursaadik suutma ära öelda. Ütlen ka kohe, et mis ma siin olen. Sellepärast, et ma ei saanud Priidule ei öelda. Mind ei ole mitte kunagi sellistele üritustele kutsutud. Tavaliselt kutsuvad mind politoloogid, Riigikogu liikmed, juristid ja Priit on mu koolivend. Ja nagu te teate, koolivennal ei tohi mitte kunagi ei öelda. Kui ma rääkisin teile, et diplomaatidel ja arstidel on palju sarnast, siis no üks, mille ma Priitu küll hoiatasin juba, et ega ma ei räägi sellest, millest ma lubasin rääkida. Mis on diplomaadi esimene reegel? Ära räägi seda, mida sult küsitakse, vaid räägi seda, mida sa tahad öelda. Nii et, aga et asi päris niimoodi vildakas ei oleks, siis ma ütlen, et avaliku elu tegelasel, kas neil roll ühiskonnas on, muidugi on, kas nad on eeskujuks, muidugi on, kas nad on positiivseks eeskujuks, vahel positiivseks, vahel negatiivseks, nii et ütleme, et selle teema me ammendasime. Aga tegelikult millest ma tahaksin täna rääkida? Ma tahaksin rääkida maailmast laiemalt, ma tahaksin rääkida Eestist, ma tahaksin rääkida patriotismist ja loomulikult vaadates nooremat seltskonda siin ma tahaks õpetada. Kui 50+ inimesed saavad mikrofonis, nad hakkavad õpetama. Te peate sellega ära harjuma. See ei tähenda, et te peate kõike seda tegema, aga kuulake ära ja võib-olla te leiate midagi sellist, mis võib teile huvi pakkuda. Ja muidugi ma ei saa jätta märkimata, et mul on väga hea meel näha siin doktor Tombergi, keda ma tunnen, ma ei tea kui palju aastaid, lapsest peale sisuliselt. Mul on väga hea näha siin Dorist, kellega me elasime aasta koos Ameerika Ühendriikides, kui Doris oli 4-5. Ja muidugi mul on väga uhke tunne, et varsti ilmub ka doktor Kaljurand kuskil arstina välja. Küll minu poja abikaasa, aga see on meie esimene side arstide maailmaga. Siiamaani me oleme seda maailma vältinud, aga Kristjan astus sammu ära ja toob selle arstide maailma meile lähemale. Maailmast. Maailm, kus me täna elame, me oleme harjunud sellega, et maailm on keeruline paik, maailm on raske paik. On väga palju küsimusi, mis vajavad lahendamist. Ja tegelikult see, mida ma tahaksin teile südamele panna, on see, et maailm on suurem kui arstiteaduskond. Maailm on suurem kui Tallinn, Tartu või Eesti. Maailm on palju suurem. Ma tean, et te teate seda. Paljud teist on elanud, töötanud välismaal. Paljud teist on õppinud teistes riikides kõrgkoolides. Oma saadiku kogemusest võin ma öelda, et kui ma Ameerika Ühendriikides käisin loenguid pidamas erinevates ülikoolides ja ma alati püüdsin minna Eestit tutvustama, kui mulle seda võimalust pakuti,
siis mitte kunagi ei olnud sellist ülikooli, kus ei oleks Eestit teatud. Olenes tasemes. Mõni teadis riiki, mõni tundis mõnda eestlast, mõni teadis, et Skype mõeldi välja Eestis, mõni oli kunagi käinud kruiisituristina, mõni siis tundis kedagi, kes tundis eestlast. Aga mitte kordagi ei olnud sellist olukorda, et auditooriumis oleks olnud haudvaikus. Et ikkagi Eestile reageeriti. Ja ma ise vaatasin, kui ma nendes ülikoolides käisin ja noorte inimestega suhtlesin, siis ma mõtlesin selle peale, et tegelikult maailm on nii palju muutunud. Mäletate Hemingwayd, et igas kõrtsis või igas sadamas on eestlane. Ma julgen öelda, et täna ikka väga paljudes välisülikoolides ja keskkoolides ja kõrgkoolides on eestlasi. Ja see on tegelikult vapustavalt tore. Kuna te olete arstid, siis ma tean, et ilmselt ka siin auditooriumist nii mõnedki lahkuvad Eestist varsti. Aga mis ma panen teile südamele? Tulge tagasi. Ja see aeg, mis te olete välismaal, kas te õpite või te töötate, hoidke sidet kodumaaga. Igas riigis, kus on saatkond, meil on oma võrgustik, meil on eestlaste võrgustik, kus me jagame informatsiooni sündmuste kohta, kus me räägime ka väga lihtsaid asju, kuidas taotleda passi või ID-kaarti, aga mis on peamine, see aitab hoida sidet kodumaaga. Jällegi, diplomaadid räägivad ja müüvad oma riiki. Diplomaate kuulatakse, aga usutakse teid. Sest teile ei maksta selle eest, et te tutvustate Eestit. Te ei tee seda oma tööna. Te räägite oma sõpradele, kolleegidele, kaasõpilastele, kaastudengitele, kaasarstidele ja teid usutakse palju rohkem. Nii et selles mõttes olete te kõik Eesti Vabariigi esindajad ja teie kaudu väga tihti tekib esimene mulje Eestist ja Eesti Vabariigist. Patriotism. Ma olen näinud erinevat patriotismi välismaal elades. Ja ma ei taha öelda, et me peaksime kõik Eestisse üle võtma. Absoluutselt ei. Aga ma toon teile mõned näited. Venemaal suursaadikuna töötades nägin ma patriotismi, mis oli siiras, mis oli südamlik, aga mis jäi 50 aasta tagusesse ajalukku. Ma nägin noori, kes olid väga uhked selle üle, mida nende riik tegi 50 aastat tagasi ja alles otsisid seda, mille üle nad võiksid uhked olla oma tänases praeguses riigis. Ameerika Ühendriikides nägin ma ka erinevaid patriotismi vorme. Ma ei tea, Doris, palju sa sellest mäletad, aga minu tütar Kaisa läks Ameerika Ühendriikides 7-aastasena kooli, esimesse klassi. Ta ei osanud inglise keelt, aga juba esimesel päeval kepsutas ta rõõmsalt koju, öeldes, et kõik on nii tore, et iga hommik loeme luuletust. Ja ma suhtusin asjasse, luuletus, siis luuletus, igal riigil oma kombed. Ja siis, kui Kaisa lõpuks hakkas midagi inglise keelest aru saama ja ma siin saa aru, siis mida nad loevad seal luuletusena. Selgus, et iga hommik klass saab kokku, tõustakse püsti, nurgas on lipp, kõik lapsed vaatavad lipu poole ja loevad I pledge allegiance to the flag of the United States. Muidugi läksin ma kohe kooli, ütlesin, et Kaisa peab lugu Ameerika Ühendriikidest, Kaisa peab lugu teie lipust, aga Kaisa ei hakka iga hommik vanduma truudust Ameerika Ühendriikide lipule. See oli nende patriotism. Ma olen näinud Ameerikas nüüd ka suursaadikuna töötades teistsugust patriotismi. Jällegi, mitte see Hollywood, mitte Bruce Willis, et lõpus on see patriotiline muusika Ameerika lipp lehvib ja ta on ikka oma t-shirtis, mis on sama puhas nagu esimeses kaadris. Mitte see. Aga käisime Kristjaniga ja Lauraga, käisime vaatamas NBA mängu. Olete kunagi Ameerikas vaatamas käinud? See melu, kõik, mis seal toimub, see on jube. Kokka on maas, popcorn on maas, kõik röögivad, kõik karjuvad, hotdogi hais, kohutav. Ja keset seda melu öeldakse korraga, et veteranid, palun tõuske püsti. Ja saalis valitseb haudvaikus. Mul on siiamaani raskesti rääkinud, et külmavärinad tulnud. Ja tõusevad püsti. Tõusevad püsti väga erinevas vanuses mehed ja naised. Need, kes olid veteranid Korea sõjas, need, kes olid veteranid Vietnamis, Iraagis, Afganistanis, valitseb haudvaikus ja siis rahvas plaksutab. Kui ma olin suursaadik Ameerika Ühendriikides, siis olid seal ka Eesti kaitseväelased. Mäletate 2 kopteripilooti, kes õppisid seal. Nad käisid vormis, ei tohi öelda mundris, vaid vormis linna peal. Loomulikult olid neil sinimust valge lipukene, et võis öelda, mis riigi ohvitserid nad on.
ja nad ütlesid, et neid pole kunagi nii palju peatatud kui Ameerikas. Igaüks tahtis kätt suruda ja igaüks tahtis öelda thank you for your service. Siis küsida, mis riiki te esindate ja kui sa teada, et tegemist oli NATO liitlasega, no siis hakati neile ostma jäätis, šokolaadi, kõike. Tegelikult mul on väga hea meel, et see patriotism on Eestis olemas. Kas või see sama kampaania, mis on viimased vist 3-4 aastat kevaditi käinud, anname au, rukkilillekesed, sinimustvalged lillekesed. Ma ei tea täna, mis juhtuks Rocki ja Kalevi mängu ajal, kui korraga öeldaks, veteranid tõuske püsti. Ma ei tea, kas me peame seda tegema. Ja kindlasti ei taha ma öelda, et me peaksime teistelt riikidelt kõik üle võtma. Aga need on need näited patriotismist, mida ma olen erinevates riikides elades näinud, no ja nii mõnigi võtab siiamaani kananaha üles. Nüüd maailmast. Ma nimetan teile mõned numbrid. Iga päev sureb nälga 25 000 inimest. Nendest 14 000 last. Aastas sureb 9 miljonit alla 5-aastast last. 75 miljonit algkooliealist last ei käi koolis. Maailmas on 770 miljonit kirjaoskamatut, kellest 2/3 on naised. See on ÜRO statistika. Ja ma arvan, vahel on väga hea seda ÜRO statistikat läbi lugeda ja meelde tuletada, et saada aru, kuidas meil on vedanud. Me elame Euroopas, kuhu tahavad tulla miljonid põgenikud. Nii need, kes põgenevad sõja eest, kui ka need, kes tahavad siin saada paremat palka, paremat koolitust, paremaid elamistingimusi. Ja me oleme osa Euroopast. Ehk me oleme see kohakene, kuhu väga paljud miljonid tahavad tulla. Nii et kui meil on vahel raske päev, tuletame seda meelde, kui õnnelikud me oleme, kus me elame. Need numbrid, nad ei tohi jääda puhtalt statistikaks ja nüüd ma nimetan teile veel nimesid ja öelge, mis neid ühendab. Angelina Jolie, David Beckham, Novak Djokovic, Orlando Bloom, Shakira, Serena Williams, ma ütlen paar Eesti nime, Maarja-Liis Ilus, Eeri Klass, Erki Nool. Nad on ÜRO heatahte saadikud. Kõik ei saa olla ÜRO heatahte saadikud. See on ikka väga eriline, kui kellegile tehakse selline ettepanek. Aga samas on veel üks noor daam, keda ma tahaksin teile tsiteerida, kes on teie vanune, Emma Watson. Ja kui te lähete ära, siis guugeldage Emma Watsoni kõnet, mida ta pidas nüüd 1,5 aastat tagasi, septembris 2014 ÜRO-s. Tema kõne pealkiri oli He for She. Ta rääkis võrdõiguslikkusest. Ja see noor daam pidas lühikese kõne, kus ta lõpus ütles, et alati, kui ta mõtles, mitte alati, vaid kui ta mõtles oma kõne peale ja kui ta pabistas ja nii raske oli midagi öelda, siis ta kordas endale. Kui mitte mina, siis kes? Kui mitte praegu, siis millal? Ma saan aru, me kõik ei ole staarid, me kõik ei ole Emma Watsonid. Meid ei kuulata nii palju, nagu kuulatakse Emma Watsonit. Aga ka Eestis ringi liikudes ma olen näinud, kui palju saavad üksikud inimesed ära teha. Nad saavad ära teha vabatahtlikena. Arstide puhul on see vist isegi, te olete eriline seltskond, te olete teistsugused kui juristid. Teie mõttemaailm on teine, te olete juba humaansemad oma loomu poolest. Nii et te olete nii rohkem vabatahtlikud kui teiste erialade esindajad. Aga vabatahtlikuks olemine on ka varjupaigas koertega jalutamine. Kuigi siin ma kohe hoiatan, et ärge jalutage sama koeraga 3 korda, siis ta tuleb teile kolib sisse. Või kui te jalutate sama koeraga 3 korda, siis mõelge enne läbi, et ta kolib sisse. Nii et kui te lähete koertega jalutama, võtke iga kord erinev koer, et te temasse nii väga ei kiinduks. Nii et neid asju, mida saab teha, on palju. Vaatame täna Eesti elu. Välisministrina ütlen ma, et Eestil ja Euroopal on ees keerulised ajad. Aasta 2015 oli keeruline, aasta 2016 ei saa olema lihtsam. Alates teisest maailmasõjast, või ütleme alates Euroopa Liidu loomisest, ei ole Euroopa Liidu ees olnud kunagi nii palju probleeme korraga kui praegu. Euroopa on harjunud tegelema üks probleem korraga. Aga seda, et Euroopa peab tegelema korraga 5-6 kriisiga, nii kriitilist olukorda, väidan ma, ei ole Euroopas pärast teist maailmasõda olnud. Julgeoleku olukord
Venemaa agressiivne käitumine, terrorism, migratsioon, Suurbritannia referendum, Kreeka majandus ja neid küsimusi, väikseid küsimusi on veel. Euroopa, mis saab välispoliitika prioriteet sellel aastal, on hoida Euroopa koos, et me ei lõheneks. See kõlab nagu loosung, aga kõigist nendest kriisidest saab välja tulla ainult koos tegutsedes. Nendest kriisidest saab välja tulla ainult siis, kui ollakse solidaarsed. Jah, see kõlab loosunglikult, aga see tegelikult tähendab, et ollakse valmis ära kuulama teiste muresid ja ollakse valmis tegutsema koos teistega. Ja see on Euroopa Liidu põhiväärtus. Ma kuulen Eestis, ma näen Eestis järjest rohkem, kuidas ühiskond jaguneb erinevate küsimuste puhul. See on normaalne, et on erinevad seisukohad, aga ei ole normaalne, kui külvatakse vaenu, vihkamist ja kõike taolist. Rääkides näiteks ka migratsioonikriisist. Vaatame seda suurt pilti. Kui suur on Euroopa Liidu elanikkond? 500 miljonit. Eelmisel aastal, kui palju tuli migrante Euroopasse, 1, et oleks lihtsam arutada, võtame 1 miljon, mis on 0,2% Euroopa Liidu elanikkonnast. Eesti 8 kuud ootab ja kardab esimest migranti, põgenikku. Ta pole veel siia jõudnudki. Me 8 kuud juba kardame ja kütame 11 üles. Mis ma paluksin teid? Ma palun teid, et kui te näete ühiskonnas midagi, kus te saate arvamust avaldada, palun tehke seda. Kui te näete ühiskonnas seda, mida saab paremaks muuta, palun öelge seda. Te saate seda teha ajakirjanduses, te saate seda teha oma organisatsioonide kaudu. Neid võimalusi on. Te saate ka lihtsalt konverentsil püsti tõustes midagi öelda. Ka siis, kui te teate, et ei pruugi olla nii-öelda peavoolu seisukohal, ka siis, kui te teate, et teid hakatakse selle pärast kritiseerima, võtke see julgus kokku. See pole lihtne. Ütlen teile oma kogemusest. Kui ma midagi ütlen, siis ma ka loen. Viimasel ajal enam ei loe, aga kui ma lugesin, kohutav inimene. Aga ikkagi tuleb see julgus kokku võtta ja öelda. Toon teile ka sellise näite, et diplomaadina pidin ma esimene kord sõna võtma ÜRO-s kas 92. või 93. aastal. Põhimõtteliselt see sõnavõtt pidi olema stiilis, teate nagu on teatris, kui jalutab sisse kelner ja ütleb, et teile on kiri. Kõik väga lühike toetada, oli vaja toetada ühte teist riiki. Ma ei maganud, ma arvan, nädal enne seda. Ma kirjutasin oma 3 sõna hotellis ümber kõik ööd. Ja lõpuks, kuidas ÜRO-s sõna võetakse? Sa tõstad üles sildi, kuhu on kirjutatud Estonia. Ja siis teised riigid tõstsid ka sildid üles ja minu Estonia ka seisab. Silmes oli must, kuni lõpuks siis öeldi, et palun Estonia, võtke sõna. Ma ei mäleta, mis ma rääkisin. Sest see oli nii kohutav. Aga siis ma sundisin ennast järgmine kord silti üles tõstma ja järgmine kord. Ja ma arvan, kui ma seda teinud 100-150 korda, siis ma tegin seda juba enesekindlamalt. Ehk mis ma tahan öelda, kunagi ei ole kerge midagi öelda. Sest kõik kogu aeg on selline tunne, mis see minu mõte, ma olen ju nii rumal, teised on nii targad. Ja siis veel kõik vaatavad, et mis mul täna seljas on ja mis soeng mul on ja niikuinii mehed on ka targemad. Ehk siin ma pöördun ka tüdrukute poole. Kui teil on midagi öelda, öelge. Kui te tahate midagi paremaks muuta, ainult teie kaasabil, ainult koos teiega saab seda teha. Arstiteaduskonna tudengid on tublid, ma tean seda. Mäletan seda oma tudengi aegadest. Kui õigusteaduskond pidutse, siis arstid õppisid ja niimoodi kõik need aastad, mis me Tartus olime. Õigusteaduskond õppis ka, aga need mõned üksikud ööd ja päevad sessi ajal. Ja ma tean ka praegu, kui tublid te olete, kui tihedad on teie päevad, kui suur on teie vastutus, aga midagi pole teha. Nendelt, kes teevad palju, nendelt ka oodatakse palju. Arstid on ja jäävad meie ühiskonna eliidiks. Ma tean, seda sõna ei tohi kasutada, aga see on nii. Teie juurde tulevad inimesed oma tervisemuredega, mida vist ei tohi öelda, pidi kasutama teist sõna. Aga teie poole vaatavad inimesed ka siis, kui te avaldate arvamust ükskõik mis ühiskonnaelu teemal. Sest teatakse, et te olete tasakaalukad, te olete haritud, te olete mõõdukad
ja te olete lõppude lõpuks andnud ka vande. Ma tahaksin soovida teile, kus iganes te lähete, et teie side kodumaaga eks tihedaks. Lähete välismaale, otsige üles Eesti saatkond, andke teada, et te olete seal olemas. Kui te puutute kokku välismaal teiste riikide tudengitega, arstidega, kolleegidega, rääkige Eestist. Mitte kunagi ei ole liiga palju sõpru. Nii et püüdleme selle poole, et igas linnas oleks üks eestlane või vähemalt keegi, kes tunneb Eestit või on olnud Eestis. Ja nii palju kui saab, tulge tagasi. Teid on siin väga vaja. Ma tean, palgad on väikesed, ma kuulasin huviga seda ettekannet, kõik on õige. Aga valitsuse liikmena pean mõtlema, et samamoodi võitlema seal diplomaatide palkade eest, haridusminister võitleb õpetajate palkade eest, siseminister võitleb politseinike ja päästeametnike palkade eest. Jah, täna on selline olukord. Aga see olukord läheb mööda. Nii nagu arstid tulevad Rootsis arstid tagasi Soome, tulevad ka Eesti arstid tagasi Eestisse ja ma väga loodan, et see toimub varsti, aga senikaua hoidke sidet Eestiga. Aitäh teile! Ehk on saalist kohe mõni küsimus. Soovitatavalt välispoliitikast. Kui saalist ei ole kohe küsimus, siis ma ei küsi välispoliitikast. Mainisite, et hea on võtta sõna, kui tõesti on meil midagi öelda ja ma arvan, et Eesti arstiteadusüliõpilaste selts kindlasti nõustub sellega. Mainisite ka seda, et teatakse, et arstid on tasakaalukad ja selle võrra on ka lugupeetumad ning ma loodan ka, et seda me oleme suutnud seda taset hoida ka tudengitena. Mis küll aga natukene mõjub hirmuäratavalt on see, et kui ma vaatan kas või debatte Eesti poliitilises ladvikus, kui ma vaatan seda, mis toimub Ameerikas praegu, kus vabariiklaste esikandidaat on inimene, kelle kogu äri on see, et ta pöörab inimesi kas väga enda poolt või väga enda vastu. Eks mu küsimus on ilmselt see, et olukorras, kus väga palju tähelepanu teenitakse sellega, et just ei olda tasakaalukad, ollakse pigem polariseerivad. Et kuidas me suudame selle juures jääda iseendaks ja sellegi poolest muuta inimesi meeli ja ühendada inimesi? Aga ma arvan, et tulebki vastu öelda. Kui keegi õhutab vaenu või kui keegi ütleb, et kõik põgenikud on vägistajad või kõik põgenikud on terroristid, siis tulebki öelda, see ei ole nii. Jah, mina teen seda ministrina, aga väga oluline on seda teeksid absoluutselt kõik inimesed, kes nii ei arva. Tudengid, professionaalid, erinevate valdkondade inimesed. Sest kui meie ei ütle nii nagu Emma Watson, kui mitte mina, siis kes? Kui mitte täna, siis millal? Ja selliste nendel valedele peab vastu hakkama. Sellepärast, et nüüd ma olen emotsionaalseks, sellepärast, et ma kuulen nii palju valet, mis puudutab terroriste ja põgenikke ja migratsiooni. Mis on terroristide eesmärk? Terroristide eesmärk on saavutada oma poliitilised eesmärgid nii, et ühiskond muutub vihkavaks, ühiskonnas valitseks hirm, inimesed muudaksid oma elu, ei reisiks, vaataksid ümber ringi, kui näevad teise nahavärviga inimest, siis on kohe vihkamist täis. See on terroristide eesmärk. Me ei tohi lasta sellel juhtuda. Eestis erinevad poliitilised jõud räägivad erinevat juttu. Jah, ma olen väga värske valitsuse liige, ma ei ole ühtegi poliitilise partei liige, aga loomulikult ma kannan valitsuse vastutust. Ja ma suutsin väga kriitiliselt esimesse slaidi, kuigi see toimus enne mind. Aga jah, valitsuse liikmena vastutama ka selle jama eest, kui te ütlete, et me keerasime jama kokku, siis jah, vastutan. Aga mis ma tahan öelda, et ka Eestis on poliitilisi jõude, kes ei räägi õigust, ei räägi objektiivselt. On ka poliitikuid. Ma olen nõus, et mõned poliitikud ilmselt räägivadki sellepärast, et saaks suuremat tähelepanu, populaarsust mängita mingisugustel hirmutunnetel. Peab neile vastu hakkama. Sellepärast ma olin nõus ka siia tulema. Et ka teie, kui te lähete kuskile, kui te näete mingit ebaõiglust, valet, hakake vastu, öelge. Kui üksi on raske, tehke seda koos. Sest ma tunnen, et Eesti ühiskonnas on väga palju erinevaid seisukohti, aga väga palju on ka seisukohti, mis põhinevad valel ja mitte õigel infol. See sama esimese pagulase ootamine, keda me ootame juba, mis me ootame 8 kuud.
Muidugi ühelt poolt mul on väga kahju, et see pagulane ei ole Eestisse jõudnud, sest see on meie poolt vastutustundetu nende inimeste ees, kellele me lubasime, et me pakume turvalist varjupaika Eestis. Aga samas jälle ma tean ka, kuidas Siseministeerium töötab. Meist oleks väga lihtne võtta need 500 pagulast kuskilt, tuua Tallinna ja siis on aja küsimus, millal nad on kõik Stockholmis. Tõenäoliselt 48 tunniga. Me ei ole seda teinud, sest me leiame, et me peame suhtuma asjasse vastutustundlikult, et kui me toome põgenikku siia, siis me pakume talle elamist, pakume talle haridust, sätime tema lapse kooli, anname talle nõuste ehk püüame ta ühiskonda integreerida, et ta võimalikult ruttu hakkaks siin tööle ja saaks osaks meie ühiskonnast, õpiks ära keele, oleks tuttav kultuuriga. Sellepärast meie Siseministeeriumi ametnikud vestlevad iga üksiku inimesega. Ja igalt üksikult inimeselt võtavad nõusoleku, et ta on valmis Eestisse tulema. Kas te arvate, kui palju neid on Saksamaal või Rootsis või Taanis? Vaadake toetusi. Ma ütlen naljaga pooleks. Ma arvan, et need toetuste vahed on lihtsalt niivõrd suured, et kui keegi on juba jõudnud Rootsi, Taani, Saksamaale, siis teda sealt Eestisse ära rääkida, vaadake ilma. Toetused ja ilm on väga raske. Nii et jah, mul on, see on kahetsusväärne, et Eestis ei ole veel ühtegi põgenikku. Aga samas ma saan aru, sest ma kuulen ja ma näen, kuidas meie piirivalve ja politseiametnikud töötavad, et leida neid õigeid perekondi, leida õigeid inimesi, keda me saaksime aidata. Või ma ütlen veel põgenike kohta või? Ja see ei ole ainult mitte need põgenikud, kelle me Eestisse võtame, vaid tegelikult see on hästi, see on kompleksne küsimus. Euroopa välispiiride kaitse, organiseeritud kuritegevus, selle vastu võitlemine, tuleb vahet teha, kes on sõjapõgenik, kes on majanduspõgenik. Ja nemad peavad tagasi minema. Kas tähendab, et Eesti ühiskond peab ennast sulgema? Ei. Me võtame iga aasta Eestisse 6000 inimest. Iga aasta 6000. 3000 Euroopa Liidust, 3000 väljaspoolt Euroopa Liitu. Need on need inimesed, kes tulevad tööle, õppima, abielluvad, ehk kes ei ole mitte sõjapõgenikud, vaid taotlevad endale õigust Eestis elada ja töötada. Ma elan Nõmmel, ma ju näen. Tehnikaülikooli ümbruses on järjest rohkem teiste rahvuste ja rasside esindajaid, mis on super. Sest mitte kunagi ei pea Eesti muutuma ksenofoobseks, kinniseks linnriigiks, vaid me peame olema avatud ühiskond. Nii et need 6000 tulevad ka edaspidi, aga põgenikud on need, kes põgenevad sõja eest. Ja seal peab olema see vahe sees. Pluss turvalisus. Näete, ei saa välispoliitikata. Ma ütlen, teinekord kutsuge, ma räägin hea meelega välispoliitikast. Oota, siin on veel küsimusi. Vabandust. Räägin aga välispoliitikast, aga räägime sisepoliitikast. Nad tahavad enne sulle mikrofoni anda. Odini sõdalased, see on probleem või ei ole probleem? Tähendab, ütleme niimoodi, et praegu, kui on mingi seltskond saanud kokku ja otsustanud, et võiks teha, arutavad, ma ei näe, et see on täna probleem, aga selline liikumine märgilisena loomulikult ei ole positiivne. Ta ei ole positiivse märgiga. Ja mina väidan, et ta ei anna Eesti ühiskonnale ka mitte midagi juurde. Sellepärast, et nagu siseminister on nimetanud, et see on õige. Meie usaldus politsei vastu on väga kõrge. Vist ainulaadselt kõrge, et ma ei tea, kas teistes riikides usaldatakse politseid nii palju kui meil. Nii et meil ei ole neid täitmata funktsioone, on olemas abipolitseinikud, on olemas Kaitseliit, meil on olemas need inimesed, kes tagavad korda. Et Eestis ei ole kunagi olnud olukorda, et ei ole suudetud tagada korda. Ja kui mingi seltskond arvab, et nemad võtavad mõned funktsioonid üle ja hakkavad ellu viima, ja veel juurde paneme nende rahvusvahelise tähenduse, ja kui te vaatate neid rahvusvaheliselt, milline on selle grupeeringu maine või milline on selle grupeeringu tähendus nendes riikides, kus nad juba tegutsevad, ta ei ole positiivne. Ta on pigem negatiivse märgiga. Nii et ma ei näe, et see on probleem täna, kuna neid veel ei ole. Aga ma arvan, et neid ei ole siia vaja. Nad ei suuda täiendada, nad ei suuda teha midagi sellist, mida riik niikuinii ei tee või mida kodanikud niikuinii ei saaks teha vabatahtlikuna. Kas siis abipolitseinikena, Kaitseliidus, kus iganes. Et ma ei näe sellel asjal mõtet. Jah, okei. Ma usin ka ära. Aitäh. Aga kutsute rääkima välispoliitikast? Absoluutselt. Teeme esimese välispoliitika õhtu ja siis